Hea aiasõbrad, täna ma näitan teile, kuidas vähemalt mina teen viinapuule sellist lehtede harvendust, võib-olla enne suvist õiget lõikust, kus siis juba piiratakse ka kandeokste kõrgusi, siis isiklikult vähemalt püüan seda massi, mis siin taga Kuzminski siini peal on, vähendada selliselt, et ma korjan ära alumised lehed kuni tarjadeni. See laseb siis õhul liikuda, laseb ka päikesel paremini ligi ja ka esteetiliselt mõnes mõttes on ta ju kenam, korrektsem. Võib-olla ka tuleb mõned oksad ümber siduda, aga seda näeme juba siis, kui asume selle töö kallale. Ma nüüd näitan teile, mida ma nüüd tegin, või mida ma veel jälgin sellise harvenduse ja võib-olla lehtede vähendamise juures. Et lisaks sellele, et ma kärbin lehti kuni tarjadeni, ma kärbin ka nii-öelda ennakvõrseid, samuti vaatan ka kandeoksi, mis võib-olla jäävad nõrgaks. Kõiki ma neid tegelikult ei eemalda, kodukasvatajale pole see tarja suurus võib-olla nii oluline, aga osa siiski. Ja tegelikult eemaldan ka need, millel tarjasid üldse ei ole. Ehk siis jätan selle jõuvaru taimel alles. Aga vaatame nüüd lähemalt. Sellisel korralikul kandeoksal, kus on juba 2 tarja, sellisel me võtamegi ära lehed kuni tarjadeni, mina aga võtan teise tarjani. Juhul kui need tarjad jäävad tõesti kõrgemale kui 3 lehte, siis ma teen need lehtede eemaldamised 2 järgus. Aga üldiselt on näha, et siin tegelikult tarjad on päris korralikud. Ja see oks kindlasti kannab need välja ka. Aga lehtede eemaldamist ma saan näidata siis teil selle oksa peal. Ehk siis nagu näha 1, 2 ja tegelikult ka võtta ära see 3. siit. Edasi küll võib see taim panna jõudu lehtedesse ka ülespoole oksa, kasvatada pikemaks, kuid esimese jao siis varusid võtavad ära need 2 tarja. Näiteks jätan ma alles sellised väikesed kandeoksad, kuid nende puhul ma mitut tarja kindlasti sellisele oksale jätta ei taha, et sellisel juhul see teine jääb tõesti väga väikeseks
võib küll jälgida, palju ta nüüd veel sellise poole kuu jooksul kasvu juurde annab, et siis otsustada ärakorjamine, kuid üldiselt nad jäävad kiduraks. Ehk siis see mari jääb ka väikeseks, kvaliteet on madal isegi sellise kodukasvataja jaoks. Need võib eemaldada. Küll aga, mis me siis siin teeme, on näiteks sellistel okstel, kus on veel sellised juba ennakvõrsed tekkinud või puhkenud pungadest mõned veel väikesed kasvud, need tuleks eemaldada. Samuti eemaldan mina kuni Darjani lehti. Sellistel väikestel kandeokstel, kui on tekkinud 2 tarja, siis üldiselt mul puudub kindlus, et ta jaksab ära kanda 2 tarja või küpsetada korralikult suurteks marjadeks, ehk siis seal tarja kvaliteet jääb madal, osad marjad ei kasva, osad kasvavad, ehk isiklikult siis vaadates seda oksa tugevust ütlen, et võib proovida ühte tarja kasvatada tal ja mitte päris eemaldada, aga kindlasti ühe sellise tarja peaks siit juba eemaldama. Eks selle ma lõikan lihtsalt välja. Ja jääb see üksi ja vaatame, kuidas temal edasi läheb. Nagu ma ütlesin, siis teatud oksad võib juba eemaldada, millel on näha, et tarjasid ei ole tekkinud, ehk ilmselt see oks sellel aastal kindlasti marja ei kanna ja ei ole ka soovi jätta seda põhiväädi pikenduseks, siis sellised oksad tuleks juba eemaldada. Näiteks siin otse ees siis antud oks ei kanna mitte ühtegi tarja ja pigem võtab jõudu. Ta on ka otsmine või kõige siis selle põhiväädi otsmine oks, ehk siis mina selle isiklikult eemaldan, kuna pikemaks ma sellest postist seda põhivääti kasvatada ei soovi. Murran ta lihtsalt siit välja. Siit on ka näha, et järgmine oks juba kannab 2 tarja ja see on minu jaoks piisav. Jällegi 2 otsmist oksa. Kasvu on nad küll päris palju peale visanud. Kuid arvestades sellega, et tarjasid ei ole ja pikendada seda oksa ei plaani, siis ma nad murran välja. Lehemassi on sellel taimel piisavalt. Ja ei ole vaja nagu lehtedes saadavat nii-öelda päikesejõudu sellel taimel koguda. Nende okste kaudu vähemalt mitte. Nagu näha siit pildilt, siis see viinapuu on nüüd alt palju hõredam. Õhk käib läbi, päike paistab ligi, ehk siis tarjad saavad vaikselt juba edasi areneda jõudsamalt, kuna nad saavad esimese jõu sellelt taimelt ise kätte, alles siis edasi liigub see nii-öelda lehtedesse. Eemaldasime juba osa ennakvõrseid, nendega tuleb siin ülevalpool veel tegeleda, aga nüüd ma ise tavaliselt seon need oksad kas kinni või siis natukene ka ümber. Proovin sättida nii, et kõigil oleks natukenegi ruumi. Ja siis ta näeb veelgi korrektsem välja, kuid tegelikult on selle harvendamise tulemus juba näha. Selline sai see Kuzminski siini nüüd pärast siis lehtede harvendamist ja sidumist. Said siis kõik oksad seotud omavahel. Üleval osas on ta veel üsna tihe, aga see on ka täitsa loomulik. Küll aga seda kõrgust ma hakkan alles piirama siis, võib-olla paari nädala pärast. Et võtan tugevamatel okstel juba latvasid maha. Jätan ma umbes sinna selle sama puidust piirde nii kergemalt, mõne lehe jagu võib-olla kõrgemalt. Hetkel olen siiski need tugevamad oksad sinna külge veel ära sidunud. Et hoiaks sellist korralikku struktuuri ja oleks ikka korrektsem. Kui ma ennem rääkisin ennakvõrsetest, siis ma pigem
pidasin silmas seda, et ma eemaldan ennakvõrsed 100% tarjadeni. Üldiselt ülevalt poolt siis või edasi ennakvõrseid täielikult ei eemaldata, kuna nad kasvavad uuesti, avab oks uinuvast pungast uue ennakvõrse ja me oleme jälle seal tagasi. Et edaspidi siis ennakvõrsed või soovitatakse vähemalt eemaldada alates siis või lõigata maha nii-öelda ots alates 2.–3. lehest. Ehk siis nende kasvamiseni on veel aega. Et mul on siin ka mõni tugevamal oksal juba mõni näide, näiteks siin tuleb küll välja täpselt sidumise kohast, aga sellel tasub siis oodata veidi veel. Ehk kui ta natuke suuremaks on läinud, siis eemaldame sellel antud oksal siin ennakvõrsel tipu. See peaks pidurdama siis uue ennakvõrse tekkimist ja taim ei pane nii palju oma ressursse selle kasvatamisesse. Et tegelikult on ka mul näha siin järjest, et need ennakvõrsed on alles. Kuna Kuzminski siini on üsna tugeva kasvuga ja me seome, siis tegelikult ei vaja see taim neid väändeid, millega ta ennast seob millegi raami külge või seina külge või kus iganes te seda kasvatate. Siis mina isiklikult väga paljud nendest eemaldan, sest nad on päris jõulise kasvuga ja ma usun, et ta pigem võtab taime jõudu ära, ehk siis jätame jälle rohkem jõudu tarjade kasvatamiseks. Nii, aiasõbrad. See Kuzminski siini on nüüd tegelikult seotud ja lehed on kärbitud. Võib öelda, et ta on valmis suveks. Seda ei saa veel kutsuda suviseks lõikuseks, kuna siin me tegelikult kandeoksi veel ei lõika. Lõikame umbes äkki 2-3 nädala pärast, kui enamik on siis jõudnud sinna mõistliku kasvuni, kus võiks neid hakata eemaldama. Küll aga jälgin ma veel jätkuvalt kandeokste lehti, ehk siis nagu ma ütlesin, et kui kuskil oli vaja eemaldada rohkem kui 2-3 lehte, siis ma nad jätsin ja eemaldan nad siis, kui jätan nii-öelda päeva-paar vahele ja eemaldan siis. Nii ta siis edasi kasvab. Ja siis suvise lõikusega juba hakkan lõikama nii ennakvõrsete tippu otsi või tippe maha, nii et jättes sinna 1-2 lehte, mis peaks siis takistama või vähemalt pärssima uue ennakvõrse tekkimist. Ja lõikan ka siis kandeokst tippe maha lühemaks. Et enamus sellest taimeressursist läheks sinna, kus ta minema peab, ehk siis marjade kasvatamisesse. Sidumiseks pikalt ei näidanud, kasutan ma sellist Hiinast ostetud seadet. Töötab ta väga lihtsalt, tal on selline lint siin, selle surud ümber oksa ja ta lõikab selle nii-öelda klambriga läbi ja ongi paigaldatud. Väga lihtne seade, kindlasti soovitan. Enam ei mäleta palju maksis, aga mitte väga palju. Ehk siis igal aednikul võiks ta tegelikult ju kodus olla, sest et sellega saab siduda peale viinapuude kõike. Olgu siis selleks noored puud, põõsad, okaspuud, vaarikad, mida iganes. Kindlasti soovitan sellise seadme endale tellida.
see hooaeg ilmselt aiapidajale veidi hilja, sest Hiinast tulevad nad päris pikaldaselt, aga oleks ju patt mitte juba valmistuda järgmiseks hooajaks. Selline see Kusminski siini kärpimine, ütleme nii, sai. Meil on veel erinevaid viinapuid siin samas kasvuhoones. Püüan siis ilmselt ka nendest mingeid kokkuvõtteid teha, sest ilmselt pakub inimestele ikkagi huvi erinevas kasvueas olevate taimede või viinapuude areng ja nende siis ka viljakuse nii-öelda näitaja. Ehk siis saab ka vaadata, kuidas on esimene aasta taim arenenud, teine aasta taim, 3. aasta, 4. aasta. Kusminski siini on tegelikult 4-aastane taim, ehk siis ta on 3 aastat meil kandnud, nii-öelda. Et näeme siis juba nendes klippides käärid kätte ja aeda oma viinapuid kärpima.